praegu on Euroopas olnud neid sabotaažiakte erinevaid massiliselt ja nende katseid. Inimesi on ka kinni mõistetud, on välja saadetud. Need tuleks nagu kokku koguda. Ja ühiselt panna kas NATOs laua peale või Euroopa Liidus laua peale ja ütelda, näed, et Moskva on saatnud korda, need on tõestatud, eks ole, nii ja nii palju sabotaažiakte. Me ei vasta sellele sõjaliselt, aga me vastame asümmeetriliselt. Tegelikult on meil vähemalt Läänemaailmas olnud suhteliselt rahulik aeg teise maailmasõja järel. Külm sõda mõnes mõttes tagas selle, aga praeguseks oleme olukorras, kus enam ei ole neid poliitikuid, kes mäletaksid sõda. Ja inimesed on unustanud ka selle, mida tähendab tuumarelva kasutamine. Järelikult me ei saa välistada, et seda muide mõned uurijad on, ma olen mitmes raamatus kohanud seda, et karta on, et tänavune või praegune noor põlvkond saab kogema sõda. See tähendab, et lihtsalt on vaja uuesti seda raputust. Ja küsimus on ka selles, miks pärast ei ole mõtet eriti kogu aeg korrutada seda, et ärme eskaleerime Ukrainas, et Venemaa võib kasutada tuumarelva. No ta jääbki niimoodi ähvardama. Parem on võib-olla lihtsam on ütelda, et okei, proovi, aga ma annan vastu kolaka. See ei pruugi olla tuumavastulöök, aga vaata, mis siis juhtub. Ja kui sa talle ütled niimoodi, et proovi, vaata, mis siis juhtub, siis ta mõtleb, kurat, mis neil seal on, et võib-olla ei maksa ikka. Ja kui ta seda ka proovib, võib-olla on inimkonnal vaja uuesti seda kogemust, et siis jälle 20 aastat saaks rahulikult elada. Jaa, aga demokraatiad ja see olukord, ütleme, Eestis. Kuidas meil praegune olukord on, et kas meie see demokraatia võiks jääda nüüd püsima sellisena, nagu ta on, enam-vähem meil on ikka mitu parteid, erinevad arvamused, või läheme me ka kaasa selle mingisuguse trendiga ja äärmused hakkavad viskama ühele ja teisele poole? Ega ma ei tea, üldiselt kõikides ühiskondades on praegu tunda nagu, et sellist radikaliseerumist, liikumist erinevates suundades. Tähendab, sellele aitab väga palju kaasa sotsiaalmeedia. Sest nagu ma ütlesin, et need kõlakojad, inimesed hakkavad arenema, nende mõte hakkab liikuma kõlakojas. See tähendab, ta suhtleb endasugustega, mis tähendab tegelikult iseenda seisukohtadel kinnistamist, betoneerimist ja arendamist võib-olla ainult ühes suunas. Nii et see on nagu selline vältimatu protsess. Teisalt, meil on lõppude lõpuks, meil on demokraatia olemas, meil on olemas parlament. Ja aeg-ajalt öeldakse, aga milleks selliseid tüüpe valitakse parlamenti, mõne kohta, kes on eriti odioosne kuju, satub olema. Aga see on ju loomulik. Parlament esindab ju rahvast. Järelikult ka kõikide jobukakkudel, tainapeadel ja muudel peab ka olema oma esindus. Siis järelikult see saadik esindab järelikult seda osa elanikkonnast võib-olla. Nii et parlament on rahva peegel. Nii nagu valitakse, nii ta kokku tuleb ja nii nagu hääled jagunevad, nii pannakse ka valitsus kokku. Muidugi mõneti on hea see, et meil ei ole ühe partei valitsust. Et koalitsioonivalitsused nad on mõnes mõttes öeldakse, et nad on aeglasemad ja raskem on tulemust saavutada ja nii edasi. Aga ma arvan, et koalitsioonivalitsus on mõnes mõttes on ta kasulik, kuna siis peab juba koalitsioonilepingu tegemisel peab ühte koma teist niimoodi läbi mäluma. Mitte lihtsalt minema nagu eemale valimisloosungitest. Valimiste eel alati on loosunguline lähenemine, mis tähendab, et peab ütlema midagi lihtsat, et iga kummipea aru saaks, et see vastu kajaks tema tühjas peas ja et ta valiks õige jõu. Aga kui tuleb juba reaalsus ja mida me oleme ka näinud mitmel pool, nagu näiteks Soomes, Põlis-Soomes on süüdistatud ka, et populistid ja nii edasi, läksid valitsusse, on hoopis teistsugused. Ja pealegi ma pean tunnistama, et enda endise liidri Jussi Halla-ahoga ma olen ka kohtunud, ma kutsusin ta Põhja- ja Baltimaade lõunale. Seal üks saadik ei tulnud. Üks ütles, et kas sa ikka oled kindel, et me peaksime põlissoomlaste liidriga kohtuma. Ja pärast ta ütles, et see oli väga hea. Tuleb välja tark inimene. Jussi Halla-aho on teaduse doktor, ta vana slaavi keelte
spetsialist räägib vabalt ukraina keelt, kui käis Ukrainas, esines parlamendis ukrainakeelse kõnega, taimetoitlane, sõidab jalgrattaga, ei tarvita alkoholi. Noh, ja mõeldakse, et põlissoomlase midagi möriseb laua taga selle õllekannu juures. Ei ole niimoodi. Tähendab, ja väga intelligentse jutuga inimene. Ja väga selge nägemusega Venemaa suhtes. Jah, tahaks nüüd näha neid ekrekaid, kes jalgrattaga sõidavad ühesõnaga. No ei tea, neid võib ka leiduda, ega see nüüd päris niimoodi ei jookse, sest no inimeste on, kui on mingisugune majanduslikud probleemid, siis inimesed kipuvad otsima radikaalsemaid lahendusi. See tähendab, et mingil hetkel hakkab tunduma, et valimisprotsess ei anna meil tulemust. Võib-olla oleks parem, kui oleks üks helge tulevikupildiga tegelane kõva käega, kes paneks korra majja ja viiks meid õiges suunas. Sest mõnele inimesele meeldib karjas olla. Karjas on hea olla, sest kogu kari läheb õiges suunas, mina lähen ka. Keegi süüdista mind, miks ma lähen, sest kogu kari läheb ju. Aga see helge inimene, loodetavasti jah, sellised inimesed on ikka olemas ja lähevad poliitikasse ka, kuigi ma saan aru, et poliitikasse ei julgeta väga minna tänapäeval. Aga meie poliitiline pilt ju täna on selline, et on palju professionaalseid poliitikuid, aga isiksusi on ju väga vähe. Ma sõnastaksin teistmoodi, et poliitikuid on palju, aga riigimehi on vähe. Ja ma teen nagu vahet. Riigimees on see, kes teeb seda, mis on õige ja vajalik. Ta ei lähtu ainult sellest, kui palju see mulle hääli toob ja kui palju see mulle hääli viib. Aga kas on paratamatu, et see on tänaseks niimoodi läinud ja kas me saaksime midagi teha, no valimistel muidugi saaks võib-olla siis valida teistmoodi, aga et kas me saaks põhimõtteliselt midagi teha, et meil oleksid need Lennart Merid ja teised sellised uuesti poliitikas? No raske öelda tegelikult, inimene peaks lihtsalt olema võimalik või võimalus, et targad inimesed läheksid poliitikasse, aga paljud targad inimesed sellepärast ongi targad, et nad ei lähe poliitikasse. See näitab, et nad on targad. On see mõistlik? No võib-olla oleks mõttekam neil minna poliitikasse, aga ma ei tea, kelle puhul, sest ütleme niimoodi, kui on tegemist väga hea teadlasega. Kas on kasulikum, kui ta läheb poliitikasse ja jätab teaduse kõrvale? Ühiskonnale võib-olla oleks ta teadlasena rohkem andud. Üks probleem on see, et poliitika on kujunenud ka elukutseks. Ja meil tekivad need, või on juba tekkinud need poliitilised broilerid, kes ülikoolis astus seal noortekogusse, siis erakonda, siis sai mingi koha, algus oli kuskil nõunik, andis kellegi portfelli, eks ole, siis vaikselt tõusis ja siis ta hakkas nihkuma. Kui erakond sai valitsusse, siis ükskord on ta üks minister, siis on teine minister. No nõukaajal täpselt samuti. Kui sa olid komparteis, siis partei pani ühel päeva pani ta kultuurikomiteed juhtima. Järgmine päev oli vaja, et sa läksid hoopis põllumajandusministeeriumisse ministriks. Siis tulid Eesti Raadio ja televisioonikomitee esimeheks näiteks. Meil oli seal üks selline täielik kummik. Aga see on sama niimoodi, kusjuures tegelikult elukogemus puudub. Ta ütleb selle peale, et aga poliitiline elu ongi kogemus. Tal on poliitilise elukogemus. Kuid samas tal puudub reaalne elukogemus, et ta oleks midagi teinud, millegagi kuskil töötanud või midagi. Kuidas ta saab aru saada, ükskõik, ma ei tea. Mina olen töötanud lapsena juba põllul, rohinud, suveti käisin kolhoosis raha teenimas. Olen maaparanduses töötanud, olen transamees olnud, olen sõjaväes käinud, ülikoolis olnud, ajakirjanduses olnud, raamatukogus töötanud. Ühesõnaga, ma vähemalt igalt poolt natukene kujutan midagi ette. Aga mina näiteks ei riskiks mingile erialale minna ministriks, kui ma sellest midagi ei tea. Aga meil on see arvatakse, et juhtimine on, ma lähen juhtimiskursustele. Meil on, viiakse läbi ka neid erinevaid tippjuhtide koolitusi. Ja kui ma läksin välisministeeriumisse tööle, siis ühe korra ma käisin ka kõrgemate ametnikega mingi täienduskoolituse või juhtimiskoolituse. Niisugune noorepoolne naisterahvas oli, kes rääkis, ma ütlesin, kus te ise juhtinud olete? Ei, ma olen juhtimisspetsialist, ma olen lektor. Ja, aga te õpetate juhtimist. Aga te pole ise juhtinud midagi peale auto. Ja ma rohkem enam ei käinud nendel, sest ma ei näinud mingit mõtet. Ja täpselt samuti on ka poliitikas.
kui sa lähed poliitikasse, ma juhin seda, et aga kus sa muidu nagu praktiliselt midagi juhtinud oled? Ei, no ma olen poliitik. Ma olengi juht. Ülikoolis juhtimist õppinud. Kohendab pintsakut. Nojah, see on muidugi, eks muidugi elukogemus tekib. No aga meil on praegu ikkagi kriis. Meil on julgeolekukriis ukse taga, et kas meil oleks vaja uut verd poliitikasse? Kas me praeguste poliitikutega ikka suudame see riigi ära kaitsta? Poliitikutega kindlasti mitte, aga ma loodan rohkem kaitseväe peale ikkagi. Et poliitikud... No poliitikud on ikkagi esimene kiht, kes peavad sellega tegelema. No jah, nemad peavad praegu nagu otsuseid langetama. Tegelikult muidugi Ukraina sõda on, mis kõlab inetult öelda, aga Ukraina sõda on väga kasulik. Kasulik mitmes mõttes. Ta on avanud lääneriikide silmi meie idanaabri kohta, idanaabri suhtes. Ta on avanud ka meil silmi selles suhtes, et meil on midagi vaja, et midagi muutuks normaalsemaks, et see kaitsevõime kasvaks. Vaat siin on üks probleem, et näiteks Soomes seda minu arvates ei olnud. Nad on harjunud sellega. Nad on pärast talvesõda, nad on kogu aeg valmistunud järgmiseks sõjaks. Läbi kõikide soometumisaastate. Tegelikult Soome valmistus järgmiseks sõjaks. Ja keegi ei kahelnud, kus suunas see oht tuleb. Nendel on see täiesti normaalne mõtlemine. Keegi ei süüdista, et sa oled sõjaõhutaja või midagi sellist. Kuigi muidugi mõningad seal praegu on aeg-ajalt hüüatanud, kui jälle midagi räägitakse seal, et idapiiril miinidest või midagi sellist. Aga põhimõtteliselt see on nagu, see on elanikkonnal teadvuses täiesti normaalne asi. Keegi ei ütle, et miks meil on siin varjendid, et sõja õhutamine või mis see on. Meil me oleme natukene läänelikuks muutunud. Sest meil on ka niimoodi, me elasime tükk aega nagu, suhteliselt rahulikult. See tähendab, et see majandusraskused olid ja nii edasi, aga keegi ei mõtelnud kunagi, et meil on mingisugune sõjaoht. Me teadsime, et kaitseväelased käivad missioonil. Tapal keegi on. Ja Tapal on aga nad käivad missiooni kuskil Afganistanis, Iraagis, siis on seal Liibanonis ja Kosovos ja nii edasi, nii edasi. See kuskil kaugel on mingi konflikt. See oli uudistes ka, ütleme, selline 15. uudis. Ja need on kuskil seal valvavad rahu. Jah, järelikult rahu on olemas, on mille palvata. Aga Eestis nagu keegi nagu ei mõtelnud sellele. Või vähesed, aga liiga vähesed võib-olla mõtlesid.